Tervist, sõbrad, mina olen Taifun. Sõbrad, kõigile teine uue päeva puhul suur kallistus, lugupidamine ja armastus. Lõvid, tiigrid, isandad, pašad. Aitab poeg. Olge rahulikud nüüd minu lõvid. Ma annaks teie eest kõik. Hästi, tule siia. Tule mu kaunikesed. Carlos Paba saab varsti isaks, nagu te teate. Kui jumal annab, siis varsti saame Noora ja tema pojad endale. Kuulge poisid, miks te nii üles köetud olete? Tule siia. Dede, ära ärrita mind, tule. Ei. Dede. Ulahas, Dede, tule siia, Dede. Tule siia, Dede. Dede on jälle nagu alati vormis, sõbrad. Video algas kohe kaosiga, muidu ei saakski. Vabandust, et ma pole mõnda aega videot üles pannud. Umbes 5-6 päeva on möödas, sõbrad. Nüüd jätkame täiskiirusel sealt, kus pooleli jäime. Viimase 5-6 päeva jooksul on meie tallu tulnud 2 uut pereliiget. Tutvustan neid ka teile. Ja te teate, viimases basseini videos ütlesin, kas 6000 või 7000, täpselt ei mäleta. Ütlesin, et kui nii palju meeldimisi tuleb, siis lasen Bonžukil basseinis ujuma. Vaatasin nüüd, vend 15 000 meeldimist on tulnud. Tänan teid kõiki väga, aitäh toetuse eest. Täna laseme ka Bonžukil ujuda. Vaatame, kuidas Bonžuk Paba ujub. Olen väga uudishimulik. Seina, kus mu kallis on? Kus mu armas tüdruk on? Kus mu lõvid on? Muide, te teate, ma ütlesin, et müün auto maha, sõbrad. See jäi ka ära. Me ei saanud vennaga ostjale kokkuleppele. Nüüd olen ma kahe vahel, kas müüa või mitte müüa. Mida teie arvate? Auto, oota, süstlu, ära kriimusta autot, sa ulakas. Kas ma peaksin auto maha müüma või jätma alles, sõbrad? Odake, ärge kriimustage autot, tulge siia. Ei, Seina. Oota, ma olen kõhklev. Kui ma annan, siis ma ütlesin teile, et ostan lõpuks pick-upi. Aga teisalt ei taha ma anda. Ma ei tea, mida teha, vend. Mis iganes kommentaarides välja tuleb. Ütleme siis nii, et otsuse teete teie. Mis iganes välja tuleb, selle järgi otsustan. Vaatame, mida enamus ütleb. Tulge nüüd, noored. Tyson Paba. Kuule, hun tüdeks tia. Tyson, mida sa teed? Kas ma asen su lahti, mu isand? Sind ei saa lahti lasta, mu kena poeg. Miks? Sest me viime Bonžuki välja. Bonžuk läheb ujuma, Tyson. Vaata, tutvu uute lastega, vend. Vaata, see on meie uus tulija, Enzo. Tema omküdaline. Hull julge ründab kogu aeg Tysonit. Tyson ei tee temast väljagi. Enzo sügab end natuke. Ta on ka siin olnud umbes 3-4 päeva, sõbrad. Umbes 10 päeva on ta siin meie külaline. Ta käis ka eelmisel aastal. Enzo, tule siia. Ta on väga tubli laps. Hei, kuule! Jumal küll, need kõik on hullud, ausõna. Poisid, olge nüüd natuke normaalsed. Kellele ma ka käe silutan, kohe tekib tüli. Meie lapsed, kõigil neil on probleemid. Eile võtsin ka selle tüdruku tänavalt endale, sõbrad. Selle olid nad külas tänavale visanud. Nägin teda auto juures, üritas mulle isegi peale hüpata. Tal oli väga kõht tõi, andsin talle süüa, ta sõi. Pärast seda ütlesin talle, et jätaks selle toidu. Võtsin ta sülle ja tõin ta tallu, sõbrad. Ta on väga ilus tüdruk. Tütreke, tule, mida sa teed? Tule siia. Las ma võtam sa korraks sülle. Oota, Seina. Mida sa teed, kallis? Ma nägin teda eile tänaval ausalt, mul ei olnud südant teda sinna jätta, vend. Ta on nii vaene, nii abitu, nii süütu. Ta vaatab mulle niimoodi silma sisse. Ta ei olnud sellest külast. Rauapoe mees ütles mulle, et ta on siin olnud 3-4 päeva. Nad viskasid ta siia. Tõenäoliselt ütles ta, et nad said oma tahtmise kätte ja jätsid ta siis maha. Väga sõbralik, väga armas laps. Aga ta oli saanud kärntõve. Alustasime kärntõve raviga. Toitsime teda korralikult. Kõige alus on armastus. Näitan talle palju armastust. Hoolitsen tema eest. Ta harjus minuga kohe ära. Edaspidi, kui jumal lubab, jääb see meie tüdruk meie juurde kogu eluks. Kuidas ma saaksin ta tänavale jätta? Kuidas ta jätaks ta? Vaene mu tütar. Muide, kas te teate, et see on jahikoer? On olemas sellised metsajahikoerad. See on üks neist, sõbrad. Metsjahikoertest. Ma ei tea, kas ta on tõupuhas või segavereline, aga ta on üks neist. See kasvab päris suureks. Selle tõu nimi ei tule mul praegu meelde. Kas see oli Barak? Need, kes teavad, kirjutage kommentaaridesse. Ja sellel meie uuel tüdrukul pole veel nime. Tegelikult panin talle nimeks Fox. Mõtlesin, kas panna talle nimeks Fox. Ma ei suutnud otsustada, ootan teilt nime soovitust, vend. Tüdruk, jookse nüüd. Jookse! Kus mu ilusake on, kas näed teda? Vaene hing, kuidas sa ta niimoodi jätad? Eile tead, ta läks mulle nii hinge. Mu tubli tütar tuli siia, alguses natuke kartis koeri. See ei kestnud kaua, tund või 2.
Siis harjus ta kõigiga ära, sõbrad. Mina ka armastasin teda palju, hoolitsesin tema eest. Ja ta ei karda ka koeri. Kui ta esimest korda tuli, ründasid koerad teda, aga tema näitas neile hambaid vastu. Ta on kõige rohkem 5-kuune, hambadki pole veel väljas. Ta on alles kutsikas. Kaplani mõõtu saab ta küll, arvan ma. Need koerad on suured, sõbrad. Kanad, mis te teete seal? Kas teil on kõht tühi? Nende söögiaeg on ta kätte jõudnud, nad kogunevad vaikselt. Bonjour, papa, tule siia. Võta see minu bonjour üles. Las rahvas näeb, mis tähendab väärikus, karisma ja sarm. Mehe hoiakuski õhkub väärikust. Bonjour! Tule siia, poeg, tule siia. Isa laseb sul hästi ujuda, bonjour. Tule, mu ilus poiss, tule. Ma annaks kõik su mäletsemise eest. Tõelise aadi laps. Mashallah, minu bonjour'ule. Ainult natuke kardan seinad, kui ma bonjour'ut ujutama viin. Ah jaa, muide, meil juhtus väga suur õnnetus. Tule näitame seda kõigepealt. Kõrtele näitan pongukut pärast seda. Nüüd tegime basseini valmis. Kõik oli väga ilus, sõbrad. Mis juhtus? Basseini äär vajus sisse veel. Meie bassein on ära rikutud. Nojah, tead küll. See olukord ajas mind väga närvi ja rikkus mu tuju täielikult. Midagi pole parata. Praegu ma ei uju, koerad käivad sisse ja välja. Nüüd on bassein minu päralt. Ma ei tea, ma pidin tsirkulatsioonipumba ostma, veepuhastusvahendid ja muu vajaliku, et vetikad ega mikroobid ei tekiks. Ma pidin kõik asjad ostma. Jagasin teile videot, mitte teisel, vaid 3. päeval vajus bassein küljelt kokku. Näita seda basseini korraks. Te näete praegu ka basseini värvi. See muutus juba päris koledaks, kui see mullaga kokku puutus. Oota, ma viskan seina sisse, vaatame. Kuule seina. Kui seina minu poole pöördus, olin ma peaaegu alla kukkumas. Kuule seina. Bassein on räpane, täiesti räpane, vetikatega kaetud vend. Vaadake, siit küljelt vajus maa sisse, sõbrad. Praegu on maa kuiv, sellepärast. Siit vajus maa sisse. Ja siis jätkus siit edasi, maa libises sisse poole. Bassein läks täiesti rikki, noh. Pärast seda ma enam ei tegelenud sellega. Esimesel päeval nautisime seda natuke, midagi teha polnud. Ainus, mida teha saaks, oleks ehitada betoonist bassein, aga see läheks väga kalliks maksma. Praegu ma niikuinii ei saa sellist asja teha. See saabki nii olema, vend. Me tegime selle nii suureks, ta libiseski sinna. Praegu on muld ju kuiv, see vajus laiali ja kukkus alla, aga mõne päeva pärast, kui vesi peale tuleb. Vaata, kuhu süslü läks. Ja näe, Rokki hüppas ka sisse. Kuule, Rokki, kas sa ujud või, Rokki? Rokki, kas ujud või? Rokki hüppas ka vette. Rokki, sa vajusid vee alla ja sa läksid veel vee musta ossa, poiss. Vesi on alati vetikatega, vend. Oota, ma viskan selle seina ka vette. Seina. Kuule, tüdruk, miks sa ei uju? Miks sa ei uju? Omakas seina. Oppa. Kuule, seina. Kuule, seina, vaata, kui tubli sa oled. Mashallah sulle. Seina! Kas sul hakkas jahedama? Oota, ma viskan uue tüdruku ka sisse. Tule siia, Fox. Ma ujutan ju oma Fox'e. Fox, oppala. Oppala, Fox, tule siia. Fox, tule siia. Ma ulaptangi ja tule. Hoppala. Oota mu, Fox, hoppala. Lähme nüüd, hopp. Rokki tuli ka sisse. Fox tuli ka sisse. Fox jäi pisikeseks. Rokki, ära puutu Foxi. Tõmba süsle välja. Süsli on seal sees ja ulub ise. Kurat, süsli. Ma tulen süsli. Oota, süsli. Ei saanud välja. Kas ta saab välja? Saab, näe. Oota, kas ma aitan see tüdruk? Seal libiseb ka. Las ta natuke pingutab, oota, vaatame. Peatu. Karo, peatu. Süsli tule. Hoppala. Veel Martalli on su suur, ma püsisin teilt ülju. Koerad ründavad justkui neid, kes üritavad ujuda. Teie ütlesite nii. Nad ei ründa, vaid püüavad neid päästa. Hiljem videot vaadates märkasin ka ise, et nad tõesti teevad nii. Ta püüab päästa, aga bassein vajus kokku, näed ju, vend. Enzo! Kuule, tule, ma aitan sul ujuda, poiss. Enzo, tule. Issand, lõin oma jala ära. Tule. Huvitav, kas see seina ründab nüüd seda asja? Bonjour'ile, sõbrad. Kui vaja, paneme seina siia sisse. Ärme säänduktu, tule. Enzo, ära söga teda. Enzo on aiada juba hästi harjunud. Vedev. Ta ütleb, et on juht ja läheb kõigile kallale. Seina pruua pugeneb ka puurist, vaata. Enzo! Ära proovi õnne, ole tark. Tule, tüdruk, ma viin seina sisse.
Peatu. Peatus Sindi. Sindi, ei! Olgu, nüüd panime Sindi kinni. Tüdruk sai päris pisikeseks. Ulakas, las ma viskan ka Enzo välja. Enzo! Muide, Enzo hammustab. Olge teadlikud, tal on selline komme. Enzo, kuule poiss, mida sa teed? Mida sina teed? Ei, Rõki. Peatu. Ta keerab järsku ära, sõbrad, ja hammustab meid. Siis on sisse tulnud. Oota, viskame ka Enzo sisse. Enzo, jauta end veidi, Enzo. Enzo, ma viskan sind. 1, 2, 3. Noh, anna minna, noh. Täpselt õige aeg. Just praegu on õige aeg. Vaata, Rõki. Pisikesed tegelased. Enzo jautas end maha. Oh, kullake. Mu tüdruk. Miks te karjute? Ulakad, pisikesed. Turge nüüd, vaatame lõvisid. Laseksime Bonzuki lahti. Ma olen Bonzuki pärast uudisimulik. Ma pole kunagi elus kitsi ujumas näinud, näen seda esimest korda. Ma ei tea, kas teie olete varem näinud. Ma olen uudishimulik, kuidas nad ujuma hakkavad. Kuule, kas sa saad selle mehe üles filmida? Kuule, ta on aia kõige nägusam mees. Vaata seda karismat. Oh, selle hääletooni eest annaks või elu. Kuule, kui sa ööpäev läbi iiataksid, kuulaksin seda muusika asemel. Annaks või elu su eest, karisma enda kehastus. Kuule, Faisal, kas ma peaksin sind ka ujuma panema, poiss? Miks sa basseini ei läinud? Kas ma võin teile midagi öelda? Vaata, see maa vajus ju kokku. Huvitav, ma ütlesin endale. See käis mul peast läbi, sõbrad. Huvitav, mõtlesin, kas see hull läks basseini. Kas ta võis sealt välja tulles maa ära vajutada, mis te arvate? Kas maa vajus ise kokku või vajutas selle kokku see Faisal? Mul tuli ka see mõte pähe. Ma ei olnud kindel. Poeg, kas ma peaksin ka sind ujuma panema? Vaata. Täna panen Bonzuki ujuma. Sellele videole võiks tulla 10 000 meeldimist. Järgmise korral miskan selle basseini. Kuule, las ma panen oma poja ujuma. Sen sulen uju hästi, mu poeg, eks. Mu lõvi, vaata seda ilusust. Kuule, sellist ilusust pole olemas, nagu modell, päris modell. Mu lõvi, mu poeg, annaksin kõik su ilsuse eest. 10 000 meeldimise puhul panen Faisali ujuma. Tüdruk, kui kole sa oled, Fox. Fox sobis talle tõesti hästi. Kus on minu lõvid ja tiigrid? Tyson Baba saab varsti tõesti isaks. Kuule, poiss, me ütlesime, et muudame ka sinu nime, aga Tyson ei ikka alles. Viimati panin Tyson Baba kokku Marlaga, nagu te teate. Varsti tulevad meil tõelised tipp-top kutsikad. Kui jumal tahab! Kui tahate minult kutsikat, siis oodake vend, varsti kui jumal lubab. Arshel, kus on minu kaunitar? Reina, ma ütlesin, et järgmisel korral panen Faisali ujuma ja koerad paneme ka järjekorras ujuma, vend. Bassein läks vetikad täis, pole midagi teha, mina ei lähe ujuma. Alex, rahune maha, palun sind. Marla, kus sa oled, Marla? Kuninganna Marla. Kui on Marla lahti lasen, võib ta Bonzukile midagi öelda. Ära lase Marlat lahti, vend. Odin ja Maria, kas te uputasite selle koha jälle ära? See puur pestakse päevas 10 korda. Te ei peatu, poisid, te ei peatu. Mu Bella. Hektor, mu lõvi, anna minna, poiss. Las ma ujutaksin sind ka. Hektor, baba, ongi juba veehull. Me ei jää ainult basseini juurde. Alles on augustikuu. Ma lähen ka mere äärde. Lähen ka kanalisse. Hektor, vend jumaldab vett. Varem viisin ta korra sinna. Vaatajad teavad. Ma viin Hektor, baba. Sinna lasen oma Hektoril ujuda. Tüdruk, vaata. Mida teeb minu Taja? Taja, tule mu tütar, tule! Kas Taja on minuga harjunud, Taja? Kas Taja on minuga harjunud? Taja natuke pelgab mind veel, aga harjub ära. Tütar, kuidas sa eelmine kord ujusid, Adora? Minu lakas tütar, kas ma lasen asja lahti korraks? Kas asjal on mõni koer, kellega ta kakleks? Asja kargas ka Foxile kallale. Asja, kas sa ütled Foxile midagi või ei ütle? Asja puhul ei või kunagi teada, mis ta teeb. Ootame, ärme teda praegu lahti lase, muidu ajab teised koerad väga haukuma, sõbrad. Tulge nüüd, võtame meie Bonguki kaasa. Ma olen Bonzuki pärast mures. Las ma lasen kõik lambad ja kitsed korraga välja, vaatame. Turge, lähme kõigepealt meie rahulurka. Vaatame lapsi, mine sina ees. Oodake nüüd, noored. Alex, rahune maha, palun. Kuule, Karamell, mida sa teed, Karamell? Kuule, need kanad söövad mu jalga, vaata neid. Kuule, tas sa kannibal või? Ausõna, ta hammustas mu sõrme. Kana. Kuulge, ärge sööge mind, noh. Ausalt öeldes nad ründavad mind. Küts, mida sa teed, Küts? Ärme torgi Kütsi, ta on psühhopaat ja ründab ka. Need on natuke metsikud, vend.
Need üritavad mind otse kohe elusalt ära süüa. Kuule, Karamell, mis sa teed, tüdruk? Kas kitsed ja lambad on kaalu suurde võtnud, sõbrad, mis te arvate? Kuidas mu pammuk areneb? Mashallah. Viimati ostsime neile heinapalle, annan neile palju. Kuigi on suvi, on nende kaal minu arvates väga hea. Sest suvel loomad kõhnuvad, aga meie omad on mashallah kaal ja konditsioon on paigas. Vaata, nende ees on kogu aeg selline rohukuhil vend. Päevas söövad nad nüüd vähemalt 2 heinapalli. Mashallah minu lõvidele. Kuule, Bonjuk, kas me ujume, Bonjuk? Las ma panen selle Bonjuki natuke ujuma. Bonjuk on ikka puhas karisma. Lambad on ka kõhud täis, vaata. Tule näita talle. Oi mu tallekesed, mida te teete, mu kaunikesed. Mida teevad minu armsakesed? Mis sinuga juhtus, miks sa karjud? Tule siia. Kas ma peaksin ka sind ujuma panema, kullake? Kas ma peaksin ka sind ujuma panema, väiksekene? Kas ma peaksin ka sind ujuma panema? Vaata, me kasvatame neid juba maast madalast üles, eks ole. Mashallah, sõbrad, täpselt nagu beebid, eks ole. Ainult üks mure on. Need kitsed ei saa lammaste, kanade, partide ega hanedega koos olla, vaata. Näiteks, võta vesi ära. Ma panin vee alles tund aega tagasi, siis oli täiesti puhas. Me vahetamegi nende vett päevas 4-5 korda. Pardid, haned ja kanad teevad vee mustaks vend. Sellepärast. Aga nad sobivad kõrvuti hästi, ainult vee asi on probleem. Kui üles paned, hüppavad alla. Karamell. Kas ma panen sind ka ujuma, titreke? Bonjuk, sa ei tee minust üldse välja. Miks? Poiss, mis juhtus? Kas meie vahel on midagi valesti, Bonjuk? Miks Bonjuk minu juurde ei tule? Bonjuk tahab minuga sarvi kokku panna. Kuule, Bonjuk, tule siia. Kas Bonjuk võidab või mina? Kas Bonjuk võidab või mina? Minu lõvi. Ausalt öeldes Bonjuk tundub veidi tudutuna. Ta ei pööranud mulle üldse tähelepanu. Tavaliselt ta karjuks. Tule vaatama, avame neil uksed. Avame uksed, laseme lõvidel ja tiigritel ujuda. Lõvid ja tiigrid. Kuule, kas see Fox ründab ka kana? Fox, kas sa teeksid sellise vea? Loodetavasti ei tee. Ma ei saa ka Foxi usaldada, aga vaatame, jälgime Foxi. Ei, Rocky! Oota, vaatame. Rocky, ole korralik. Nüüd võtame selle välja, vaatame, vend. Meie kitsed. Noh, lähme siis. Noored ja need, kes end noorena tunnevad. Lähme välja. Välja, poiss. Lähme välja. Kana tahab kohe välja tulla. Natasha, aja kana siia sisse. Ära lase kanal välja minna, tütrike. Bonjuk, välja mu prints. Lähme vaatame. Lähme, Bonjuk. Lähme. Bonjuk, tule. Ma viin Bonjuki niimoodi ära. Minge välja, vaatame. Bonjukil oli kaelarihm, aga kuna ta kasvas suureks, siis see enam ei sobi talle. Tal on vaja uus kaelarihm osta. Neil on kõhud täis, sellepärast nad praegu välja ei tule. Tule. Tule siia, tule. Fox. Bonjuk annab sulle peksa, ära Bonjukiga norima mine. Vennas, neil on kõhud täis ju. Nad ei tule välja enne, kui nad on näljased. Mida me nüüd teeme? Meil on kaljase keppi vaja. Oota, vaatan, siin on üks kepp. Oodake nüüd. Oota. Nüüd ajan selle kepiga välja. Noored, välja, lähme nüüd. Lähme välja. Oota, kas Enzo teeb kanadele midagi? Enzo, ära julgegi. Enzo! Ära ärrita mind. Noh, vaatame siis. Bonjuk, välja. Noh, Paša. Meie omad ei karda ei kepi ega mind. Kuidas me need välja saame? Oota, las ma vaatan. Lambad, tulge ka välja, võib-olla lasen teidki ujuma. Välja! Ei, Natasha, jookse sealt minema. Välja. Noh, vaatame. Ei, kuidas me nüüd välja viime, vend? Nende kõhud on täis, vend. Täis kõhuga nad välja ei tule. Oota, vaatame. Noh, vaatame. Minu karjekõr, Rocky. Rocky hakkab karja juhtima. Lähme, noored. Lõpuks võtame Bonjuku sülle veel, muud teha polegi. Vaata. Nad ei tulegi. Nad ei tule. Bonjuk, baba, siis filma sind ise, tule. Tule, Bonjuk. Bonjuk ja mina lähme välja. Ma lähen Bonjukuga väikesele jalutuskäigule. Tule, Bonjuk. Bonjuk, tule. Noh, noored, lähme välja. Välja. Ei tee, sina ära tule. Nüüd saime nemad ka välja. Tule nüüd. Me peame selle siia tõmbama. Tule nüüd, tule poiss.
tule poiss, tule. Tule, paša! Tule. Vend, neil on kõhud täis, nad ei taha tulla. Me oleks pidanud seda tegema, kui nad olid näljased. Kuna nad pole näljased, siis nad ei tee minust välja. Nad tahavad jälle sisse tulla. Oota, võtan midagi kepi moodi kätte. Võtan selle vooliku. Ei, vaatame, ei. Täpselt vastupidi. Vaatame nüüd. Hakkame pihta. Ei. Bonjuk viastas. Tidruk, näed sa? Ta oli just haigusest paranenud, mašallah. Meie tüdruk võttis kaalus ka jälle juurde. Väga karm vend, ta ründab kogu aeg. Oota, ma viin Bonjuku sinna. Bonjuk, tule. Jookske nüüd, olgu. Head, hakkame minema, Bonjuk. Ma panen su natuke ujuma, mu prints. Teiste kitsed ei uju, vaata, aga sina ujuma hakkad. Hinda seda. Sa oled leidnud kellegi nagu mina. Oodake nüüd. Ärge tehke paandust. Head, tule siia, Bonjuk. Nüüd teised emased kitsed jälgivad teda, sest Bonjuk on isane. Kas said aru? Sellepärast peab Bonjuk ees käima, vend. Tule, poiss. Tule, ilus poiss. Hästi. Oodake nüüd. Kui nüüd ka kitsed oleksid nagu lambakari. Kui juht ees hüppab, siis teised hüppavad ka. Tule siia, Bonjuk. Tule siia, minu kena poeg. Loodetavasti Bonjuk saab välja, kui ei saa, siis hüppan sisse ja toon Bonjuki välja. Hei, Bonjuk! Või oota, kas ma viskan karameli sisse? Karamel, tule! Oppala. Vaata karameli, mašallah. Dede, hei, tule karamel. Tule karamel, tule tüdruk, oppala. Tule siia, tule, oppala. Obli, mukaunitar. Mašallah, minu arvates ujub ta paremini kui koerad. Minu arvates ujub ta paremini kui koerad, vend. Koerad ei ujunud küll nii ausalt. Vaata ise. Karamel. Kas sa jautasid end maha, kallis? Vähemalt kui neil olid täid või kirbud, siis need lähevad nüüd ära ja nad saavad puhtaks. Või võtan ka pamuku. Pamuk. Oota, vaata, pamuk läheb kõige ees. Tule, pamuk, tule. Tule. Kus pamuk on? Kus mu ilus tüdruk on? Oota, mine nende ette. Koerad lähevad meid nähes ülemeelikuks. Tavaliselt nad ei liputa neid niimoodi. Nüüd ma tegelen nendega, eks. Nüüd nad kadestavad kitsi, vend. Oota, las ma vaatan. Oota, karamel, kas said end jautada? Oota, võtame Bonjuku. Nemad hakkavad Bonjuku jälgima. Tule, Bonjuk. Kuhu iganes Bonjuk läheb, sinna nad ka tulevad, vend. Karamel ujus tõesti suurepäraselt. Mašallah. Nad ujuvad tõesti paremini kui koerad. Ma mõtlesin, et võib-olla nad ei oska ujuda, sest ma pole seda kunagi näinud. Iga loom ujub oma loomuse tõttu, aga kits... Muidugi, kits on nüüd lamba kõrval parem. Sa ütled kits, need ronivad igale pool ülesse. Bonjuk, tule siia. Tule, mu ilus poiss, tule. Las isa paneb siin natuke ujuma, Bonjuk. Bonjuk! Ma praegu ei taha temast väga kinni hoida. Ta õpib need ka ära, ma harjutan neid nagu koeri. Las nad ujuvad. Vaata, teised tulid ka, nägid. Nad lähevad Bonjukile järele. Bonjuk, oodake nüüd. Bonjuk, tule nüüd, kalapoiss. Hoppala. Tubli, mine Bonjuk. Tee Bonjukile ruumi. Bonjuk, tule, ma aitan su välja. Head. Bonjuk tahab natuke basseinin altıda. Vaata. Bonjuk tahab basseinis mõnuleda, vend. Bonjuk. Mašallah sulle. Kuule, kuhu teised kitsed läksid? Kuule, teised kitsed on ära jooksud, vend. Nad on sinna värava juurde läinud. Bonjuk, tule siia. Oota, Roki, ära puutu Bonjukit. Bonjuk, las ma aitan su sealt välja, poiss. Bonjuk. Bonjuk on nagu üksi. Tõesti, vend, ta on rahul, vaata ise. Ta ei unitagi välja pääseda. Bonjukile meeldis bassein. Ta üritab ka minu kõrval olevaid rohtusid süüa. Bonjuk on eastusjus. Bonjuk, tule siia. Ootame korraks, vaatame, kas Bonjuk tuleb ise välja. Las ma kõnnin natuke. Ta tõesti armastas basseini. Ma arvan, et ta ei taha välja tulla. Head, ärge puurutage mu Bonjuku. Dede, ma viskan sind ka. Tule. Sina eelmine kord ei ujunud. Tule, ma viskan sind ka, tule. Sa ei olnud eelmine kord siin.
Уже sinaka koos Bonjukiga. Dede on nagu kala. Dede, opa! Vaata dedet. Dede on nagu rakett, mašallah. Bonjuk, tule lähme välja, poiss. Hoppa! Hoppa! Oota, Natasha. Olgu. Ärge katsege minu Bonjukit. Bonjuk, kas sa raunest maa, Bonjuk? Oh, jumal õnnistagu sind, mu lõvi. Ei, Rocky, ärge katsuge. Minu arvates Bongukile meeldis bassein. Las ma ütlen teile seda. Praegu. Võtame Bonsuki uuesti oma kohale tagasi. Täna panime Karamelli ja Bonsuki ujuma. Ma läksin ka koertest mööda. Aias oli basseini nautiv kõige suurem ja kõige ilusam loom, Bonguk. Ta ei taha isegi välja tulla, vaata. Nagu Bonjuk oleks sellega harjunud. Vaata, ta tuli nüüd välja ja sööb rohtu. Ta on harjunud, üldse ei võõrasta. Nüüd, vänd. Palun, ma ootan 10 000 meeldimist, siis ma panen ka selle Faisali sisse. Kuidas me ta basseini paneme, seda ma küll ei tea. No see. See saab natuke raske olema, sest Faisal on suu. Küllap me saame hakkama. Tule, teeme viime Bonsuki sisse. Tule, poiss. Tule, poiss. Dede, sa ujusid hästi, jah? Onju, dede? Tule, Bonjuk, tule. Tule, poiss. Palleke, kas sina tahad ka ujuda? Bonjuk, tule. Tule, tüdruk, mine edasi. Tule, tüdruk. Mine sina. Tule, Pommuk, tule. Ei, Rocky, sina ära tule. Oota, las kitsed lähevad sisse. Tule. Tubli Karamell. Bonjuk papa on sellest täiesti ükskõik. Kas kitsed läksid või tulid? Nüüd nosib ta seal rohtu. Kell. Bonjuk, tule, ma panen sind ka kinni. Minu inus, Bonjuk. Vend, mitte ainult koerad, vaid iga loom on minu jaoks nagu laps. Kõik nad, tähendab. Ma tõesti hoolitsen nende eest nagu laste eest. Kõigil neil on minu jaoks väga eriline väärtus ja tähtsus. Ei, Bonjuk! Vaata seda. See, kuidas Bonjuk seal basseinis lihtsalt seisis, oli nii naljakas. Mees oli nii rahul, et ta basseini sai, kui oleks talle veel puuviljavaagna teinud sinna. Olgu, vend. Vend, täna sain jälle oma uudishimu rahuldatud. Kitsed ujuvadki, ma nägin seda. Nüüd võin rahulikult surra. Kõige inusam oli Bonjuki ujumine. Nüüd panin ta kinni. Laste puuri hakkab varsti pesema ta. Teeme kõigepealt sellele õue kampale söögi valmis. Piibid! Kas mu lõvid ja tiigrid on näljased? Kus on minu ilusad lapsed? Kus on minu lõvikesed? Tule siia, tule. Tule. Hoppala. Vaata, Foxi, nagu poleks ammu süüa saanud. Ulam, Fox. Ahne Fox, jumal saatis ta meie teele, ma võtsin ta, mis ma teha sain. Kahju sellest loomast. Ta oleks seal hukka saanud. Varjupaik oleks ta võtnud, pole teada, kas ta jääb ellu või sureb. Ma ei suutnud teda sinna jätta, võtsin ta endale. Vaata, kui õnnetu ja süütu tüdruk ta on. Tule, kaplan, tule, pidusöök on, tule. Tule, mu tüdruk, tule. Söö kõht täis, kallis. Head isu, mu tüdruk. Auto sees on meil palju süüa. Esmalt toidame õues oleva kamba ära. Siis pesen puurid ja lähen sinna, sõbrad. Karolin, tule. Karo, tule, Karo. Läheme Tyson baba juurde. Vaata Tysonit. Kuule, sa tundsid toidu lõhna ära ja sul on kohe nägu naerul. Sul on nägu naerul, Tyson baba. Enzo, vaata poeg, sa norid tüli väga vale mehega. Ole mõistlik, ma palun sind. Hea töö. Peatu korraks. Enzo, sina tule välja. Tule välja, Enzo. Hopala. Tyson baba, sina pane kogu see 20-kilone kast nahka, poiss. Kas said aru? Mu poisile sobiks 20 kilogramme. Kõik talle. Minu lõvi. Las ma nüüd panen söögi paika, sõbrad. Hästi, ma armastan teid väga. Ärge unustage videole like panna ja kanalit tellida. Hoolitsege enda eest hästi, olge terved. Olge terved, mu sõbrad.